Tere, head sõbrad! Tere tulemast täna õhtusesse piiblitundi. Oleme Markuse evangeeliumi 5. peatükis ja jätkame siit täna õhtul oma teekonda. Soovin teile kõigile ilusat hingamise päeva ja soovin, et ka täna õhtul koos Jumala sõna avamine võiks teid toita ja võiks teid kõnetada. Ja nüüd, kui me läheme Jumala sõna juurde, siis kõigepealt me langetame hetkeks oma pea ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me oleme tänulikud sulle sinu sõna eest, selle kõige eest, mida sina oled lasknud sellesse kirja panna. Ja nüüd, kui me seda avame, siis me palume sinu vaimu ja sinu juhatust selle mõistmisel ja selleks, et see sõna võiks meie elus ka praegu ellu ärgata. See on meie ühine palve ja me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Oleme siis Markuse evangeeliumi 5. peatüki keskel. Ja täna õhtul loen päris pika piibliteksti ja loen selle kohe ühe jutiga ette. See on Markuse 5, salmid 21–43. Markuse 5. peatükk, salmid 21–43. Ja kui Jeesus oli sõitnud paadiga taas vastaskaldale, kogunes suur rahva hulk tema juurde ning ta oli järve ääres. Ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus, langes Jeesust nähes ta jalge ette maha ja palus teda väga. Mu tütrek on hinge vaakumas, et sa tuleksid, paneksid käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu. Ja Jeesus läks temaga. Ja suur rahva hulk käis temaga kaasas ning tungles ta ümber ja üks naine, kes oli olnud 12 aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks. Olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahva hulga seast ta selja taha ja puudutas tema kuube, sest ta ütles, kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Ja kohe kuivas ta vereläte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. Ja Jeesus tundes endamisi, et vägi oli temast välja läinud, pööras kohe rahva hulga seas ümber ja küsis, kes puudutas mu rõivaid. Ja ta jüngrid ütlesid talle, sa näed, et rahva hulk su ümber tungleb ja küsid veel, kes puudutas mind. Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud. Aga naine, kes teadis, mis talle oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesuse ette ja rääkis talle kogu tõe. Jeesus lausus aga talle, tütar, siin usk on su päästnud. Mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Kui ta alles kõneles, tuldi sünagoogi ülema poolt ja öeldi, su tütar on surnud. Mis sa enam õpetajat tülitad? Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti ja ütles sünagoogi ülemale, ära karda, usu ainult. Ja ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi peale Peetruse ja Jaakobuse venna Johannese ja nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult itkejaid ja sisse astudes ütles ta neile, mis te käratsete ja nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab. Ja nad naersid tema üle. Jeesus aga ajas kõik välja, võttis kaasa lapse isa ja ema ja oma kaaslased ning läks sinna, kus oli laps. Ja võttes kinni lapse käest, ütles talle, talita kuum. See on tõlkes, tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis, ta oli juba 12-aastane. Ja nad hämmastusid üliväga. Ja Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei tohi saada teada seda ja käskis Andra tüdrukule süüa. Tänase õhtu teksti oleks võinud tegelikult ka ette lugeda 2 jupis, 2 osas, sellepärast, et tavaliselt me ju niimoodi neid evangeeliumi lugusid loemegi, jupitame neid natukene ja näeme ka neid lugusid 2 eraldiseisva loona. See on see kahju, mida on teinud piibli peatükkide ja alapeatükkide ja alapealkirjade paigutamine meie piiblitesse. Nagu me väga hästi teame, siis kreekakeelses piiblis algkeeles neid ei olnud. Nii et siingi teinekord jupitatakse ja tükeldatakse ära asju, mis tegelikult võiksid käia koos. Aga see siin on ju tegelikult üks ainus pikk jutustus.
ja lugu sellest, kuidas ühel ja samal päeval ristuvad erinevate inimeste teed Jeesusega ja lugu sellest, mis neist siis saab. Meil on selles loos üks viimse piirini meeleheitele viidud mees ja üks viimse piirini meeleheitele viidud naine. Meil on siin üks 12-aastane tüdruk ja meil on siin naine, kes on olnud haige 12 aastat. Meil on siin mees, kes valutab südant oma tütre pärast ja meil on naine, keda Jeesus nimetab tütreks. Siin on üks teadlikult ja tahtlikult tehtud imetegu ja üks juhuslikult või kuidagi kogemata sooritatud imetegu. Siin on üks avalik Jeesuse ees põlvili langemine ja siin on üks salaja rahva hulgas tema juurde hiilimine. Nii et siin lugudes on nii palju selliseid nähtamatuid niidikesi, mis neid lugusid seovad, nii palju väikeseid kõnekaid vastandeid, et need mingis mõttes ongi põimunud üheks suureks jutustuseks. Ja loomulikult kõige enam on see jutustus Jeesusest, tema väest haiguse üle, tema väest surma üle ja see on lugu täielikult muutunud eludest, mis ühel päeval, nagu ma mainisin, juhtusid Jeesuse omaga ristuma. Aga kõigepealt loomulikult see jutustus algab Jairusega. Meil ei ole siin antud selle jutustuse täpset toimumise paika, aga me teame seda eelmisest korrast, et vahepeal on Jeesus läinud paadiga üle Galilea järve. Mäletame seda suurt teemonlikku tormi, mis teda eelmisel korral seal järve ületades tabas. Ja Jeesus on käinud ära selle järve teisel kaldal. Mäletame veel eelmisest korrast seda kurjast vaimust vaevatud meest, kes tahtis hiljem Jeesusega kaasa tulla, aga kelle Jeesus jättis sinna tema oma kodupaika 10 linna maa piirkonda. Ja nüüd ta on tulnud tagasi järve nagu õigele kaldale ja kui me vaatame seda Jeesuse liikumist, siis on üsnagi tõenäoline, et ta on nüüd tulnud tagasi siia poole järve Kapernauma, oma päris koju. Sest et see on just see piirkond, kus ta enne järve ületamist tegutses. Ja kui me tuletame meelde seda, missugune oli see dünaamika või missugused olid need suhted Jeesuse ümber enne seda, kui ta selle järve ületas, siis me mäletame, et tal oli siinpool kodus sünagoogi juhtidega ja juhtivate kirjatundjatega väga tõsine vastasseis. Sellest räägib Markuse evangeeliumi 3. peatükk. Ja see oli see hetk, millest alates Jeesus kuidagi distantseeris ennast sünagoogist või sellisest organiseeritud religioonist ja hakkas tegutsema oma teenistust tegema väljaspool sünagoogi seinu. Aga nüüd on ta siin tagasi. Aga sellel korral me ei kohta siin Jeesuse kodukohas mitte tigedaid varisere, kes tahaksid teda kuidagi orki tõmmata või kes peaksid plaani Jeesust ära tappa, vaid me näeme siin ühte täiesti meeleheitel religioosset juhti. Tollel ajal oli igal sünagoogil 3 valitud ülemat. Need olid inimesed, kes korraldasid ja vastutasid jumalateenistuste eest judaistlikus kontekstis ja kes ka toimisid selliste kohalike kohtunikena. Ehk nad siis kuulasid ära ja mõistsid õigust sellistes kohalikes kohtuvaidlustes. Ja Jairus loomulikult oli siis üks nendest meestest. Ja see, kui sirgelt ja kui otse Jairus tuleb Jeesuse juurde ja tema ette põlvili langeb, sellest võiks kuidagi õhkuda seda, et need mehed teadsid üksteist Kapernaumas vägagi hästi. On väga tõenäoline, et see siin ei olnud Jairuse ja Jeesuse esimene kokkupuude ja nende kohtumine. Me võime oletada, et need Kapernauma mehed tundsid üksteist ja me võime oletada ka seda, et Jairuski võis olla üks nendest religioossetest juhtidest, keda Jeesuse tegevus ja tema sõnad ja tema tegutsemine eriliselt hingamispäeval võis mingil hetkel ajada
segadusse või isegi kurjaks. Võis olla, et need mehed olid ennist olnud kahel erineval rindejoone poolel. Aga mida elu ikka ja jälle näitab, on see, et häda ajab härja kaevu. Ja siin ei ole jälgegi mingisugusest religioossest vaidlusest, vaid siin on üks mees, kes on tulnud kõige raskema koormaga, mida üks isa võib kanda Jeesuse juurde. Ta tuleb avalikult ja ta mitte ei sikuta teda lihtsalt käisest, vaid ta heidab Jeesuse ette põlvili. Mu tütreke on hinge vaakumas, et sa tuleksid, paneksid käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu. Siin on inimese sõnad, kes ühest küljest on meeleheitel, aga teisest küljest need on inimese sõnad, kes teab väga hästi, milleks Jeesus on võimeline. Küllap on temagi näinud või vähemasti kuulnud nendest inimestest, keda Jeesuse tervistav käepuudutus on terveks teinud. Ja niimoodi nad hakkavadki kambas Jairuse kodu poole minema ja Jeesus läheb temaga kohe ilma vaidlemata, ilma tõrkumata kaasa. Ja rahvas nagu evangeeliumis, Markuse evangeeliumis eriliselt, rahvast on muidugi Jeesuse ümber murdu ja me võime ette kujutada neid kitsaid Lähis-Ida linnakese tänavaid, kus majad on üksteisele lähestikku ehitatud või on seal need kiviaiad ja kus inimesed seal kitsukestel tänavatel tunglevad Jeesuse ümber. Ja neil on kõigil tuli takus. Me võime ette kujutada, kuidas Jairus peaaegu et veab Jeesust kättpidi järel, sellepärast, et tema sõnu oma tütre hinge vaakumisest, kui seda kuidagi otseselt või literaalselt tõlkida, siis see kõlab, mu tütar on surmahetkes. Ehk sealt edasi ei olegi enam mitte midagi muud jäänud kui surm. Aga nüüd järsku me kohtume selle jutustuse teise peategelasega. Ja see loo fookus ja see loo selline kulgemine või see voog saab väga järsu peatuse ja järsku meie kaamera läheb Jairuse pealt hoopis teise tegelase peale. Ja siin on meil üks meeleheitel haige naine. Aga tema ei tule nii nagu Jairus. Tema ei tule avalikult, tema ei heida Jeesuse ette põlvili, tema ei palu sõnadega, valjude sõnadega Jeesuselt abi ja päästet. Tema tuleb hoopis teistmoodi. Ja osa sellest põhjusest võib olla selles, et ta ei tohtinudki mingis mõttes tulla rabi juurde sellisel moel. Tal on veritõbi. Ehk ta ei ole selline naisterahvas, kelle veritsemine oleks perioodiline nagu tavaliselt, vaid see on pidev ja see on kestnud nii rohkem kui 10 aastat. Ja Moosese seaduse alusel sellises seisukorras on ta ebapuhas. Ja ta ei tohikski tegelikult niimoodi vabalt rahvamassis ringi käia, erinevaid asju puudutada, sellepärast et Moosese seaduse järgi, kui rüve inimene puudutas midagi, siis tema ebapuhtus kandus üle sellele puudutatavale asjale. Oleme sellestki siin piiblitundides varem rääkinud. Nii et tema õnnetu seisukord on selline, et ainus viis, kuidas tema Jeesuse juurde saab tulla, on tulla salaja. Ja mingis mõttes on ta kõige õnnetumas seisundis inimene, keda me võiksime selles kontekstis ette kujutada. Esiteks, ta oli raskelt haige. Pidev verekaotus, me võime ette kujutada, kui aneemiliseks oli see inimene muutunud ja kui palju muid tervisehädasid oli sellest verevoolust tingituna talle külge tulnud. Teiseks ta oli vaene, sest et oma raha oli ta kõik ära kulutanud, aga tolles ajas ei osatud selliseid haiguseid tõhusalt ravida. Ja kolmandaks ta oli ebapuhtana ära lõigatud religioossest kogukonnast ja jumalateenistusest ja sünagoogist. Nii et see, et ta oli kuulnud Jeesusest ja et see oli tema jaoks viimane õlekõrs, see meeleheide, millega ta tuleb, on täiesti arusaadav.
Ja väga huvitav on see, et ta sihib siin Jeesuse kuuehõlmasid. Kui ma saaksin tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin. Mingisuguse erilise väeallika puudutamine on erinevates religioonides ajaloo jooksul olnud väga-väga tavaline. Aga juudi jaoks ei olnud tegemist mingisuguse sellise ebauskliku teoga, vaid tegelikult oli siin taga väga sügav ja oluline tähendus. Kuuepalistus või kellegi kuub ei olnud oluline asi, vaid kuuepalistus oli juutide jaoks sellise olulise sümboolse tähendusega asi. Ja sellest oli juttu juba nii ammu kui Moosese seaduses. Me võime lugeda 4. Moosese raamatu 15. peatükis salmid 38 ja 39. 4. Mooses 15, 38 ja 39. Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, et nad põlvest põlve teeksid enestele tutid oma kuuehõlmadele ja paneksid hõlmatuttide külge sinise nööri. Need tutid olgu teile selleks, et te neid vaadates meenutaksite kõik issanda käske ja täidaksite neid ega käiks ringi oma südame ja silmahimude järgi, mis ahvatlevad teid truudusetusele. Ehk siis Jumal ise oli andnud korralduse oma rahvale panna oma kuue hõlma külge sellised erilised tutid, mis pidid inimestele meelde tuletama Jumalat ja tema käske ja tema tahtmist. Ja juudid olid korraldusele allunud ja nad olid traditsiooniliselt kandnudki selliseid tuttidega kuue hõlmasid ja tänapäevangi võib näha õigeusklikke juute, kellel on sellised palvesallid või palverätikud, mille külge, alumisse külge siis on ka kinnitatud sellised sümboolsed tutid, mis jällegi on võetud sellest samast 4. Moosese tekstist. Ja nad tegid loomulikult seda kogu Vana Testamendi aja jooksul. Vanas Testamendis on neid kuue hõlmasid või tutte mitmel korral mainitud ja üks kõige olulisematest kohtadest, kus nimetatakse seda erilist hõlma, mille külge need tutid olid pandud, on prohvet Malaki raamatu 3. peatüki 20. salm. Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Esimese hooga võiks kulmu kergitada ja küsida, et kus siin on need hõlmad või tutid või siin ei ole ju kusagil milleski sellisest juttu. Aga tegelikult on just selles salmis kasutatud seda sama sõna, mida on 4. Moosese raamatu tekstiski, nii et otsetõlge või selline literaalsem parem tõlge heebra keelest selles salmis kõlaks umbes nii, et teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema kuue hõlmade all. Ja kui ajaloo jooksul, Vana Testamendi ajal, juudid olid lugenud seda teksti õiguse päikesest, kes pidi tulema ja nende peale paistma ja kellega koos pidi tulema ka eriline paranemine, siis juutide seas levis selline uskumus või selline legend, et kui Messias tuleb, siis on Messia kuue hõlmadel eriline ja tervistav vägi. Ja meil on põhjust arvata, et Jeesus korraliku juudi rabina, nagu teisedki tolleaegsed juudi rabid, kandis just nimelt Moosese ettekirjutuse kohaselt seda laadi riietust, millel oli see hõlm või hõlmad, mille külge olid siis need Jumala meenutamise tutid seotud. Kui see naine tuli Jeesuse juurde ja kui tema peas oli mõte, kui ma saaksin puudutada tema kuue hõlmasidki, siis selle kaudu see naine demonstreeris usku ühte väga kindlasse tõesse. Ta demonstreeris oma usku sellesse, et Jeesus võiski olla tõotatud Messias. Ja temas võis saada täidetud tõepoolest ka selle Malaki kirjakoha prohveti kuulutus selle kohta,
et tema on õiguse päike ja et tema hõlmade all on paranemine. Ja mina usun, et just sellepärast Jeesus reageeris selles olukorras nii jõuliselt või järsku. Me tuletame meelde seda kiirustamist, tuletame meelde seda rahva hulga käratsemist ja tunglemist, tuletame meelde Jairust, kellel on nii tarvis vedada Jeesus oma koju nii kiiresti kui võimalik. Ja ometi järsku Jeesus jääb sellel teekonnal seisma ja küsib, kes mind puudutas. Või algkeeles on siin öeldud, kes puudutas mu ülekuube või mu mantlit. Jeesus sai hoobilt aru, et tegemist oli erakordse ja erilise puudutusega. Ja sellepärast otsis ekstra seda inimest sealt rahva hulgast ja naine nüüd oli juba terve ja ta tundis, et tal ei ole kuhugi taganeda, kuhugi põgeneda. Ta tuli ja andis ennast nii-öelda üles ja Jeesus nimetab teda tütreks ja see on ainus kord, kus Jeesus kasutab sellist perekondlikku terminit kellegi nimetamiseks. Ja ta ütleb sellele tütrele, et tema usk ei ole mitte ainult teda terveks teinud, vaid tema usk on ta päästnud. Selle naise usk Jeesusesse kui Messiasse ja tema võimesse teha kõige imelisemaid ja erilisemaid tervendavaid imetegusid. See oli see, mis tõi selle naise ellu ühest küljest füüsilise tervenemise, aga teisest küljest pääste. Jeesus päästis selle naise. Aga loomulikult see seisak ja see Jeesuse otsimine ja see vestlus naisega on omajagu aega võtnud. Ja me võime ette kujutada, kuidas Jairus närib oma sõrmeküüsi ja see, mida ta kõige rohkem oli kartnud, nüüd saabki tõeks. Tema kodust saabuvad sõnumitoojad, kes tulevad kõige hullema, kõige kurvema võimaliku sõnumiga. Laps on surnud. Ja nüüd on kõik läbi. Ehk nagu need kurva sõnumitoojad talle ütlevad, mis sa enam õpetajat tülitad. Jeesuse vägi haiguse üle oli seal paigus laialt tuntud, aga surm oli ju ometi midagi pöördumatut. See oli ometi midagi, millest isegi mitte Jeesuse enese jõud ei oleks saanud üle käia. Ja see on just see usk, mis paistab välja nende sõnade tagant. Aga Jeesus ei jää nõutult seisma. Jeesus ei pööra ümber, ei lähe tagasi oma koju, vaid ta julgustab Jairust sõnadega, ära karda, usu vaid. Kui kõik tundub olevat lootusetult katki ja läbi, kui Jeesus ise tundub olevat lootusetult hiljaks jäänud, kui kogunenud on juba kari nutu naisi, et halada, kui enam ei ole inimesel mitte mingisugust lootust, siis sellel hetkel on Jeesuse sõnum sellele inimesele, ära karda, usu. Jeesust huvitaval kombel ei kõiguta kõige vähemalgi määral tema ümber möllav torm või tema ümber möllav meeleheide või halisemine või nutmine. Ta ainult vaatab sellele ühele inimesele otsa ja püüab temasse süstida just seda sama asja, mida sellel teisel inimesel oli nii palju usku. Ja minu meelest on see väga liigutav pilt Jeesusest. Ja kui ta selle isaga, kes kõigub meeleheitliku lootuse ja meeleheitliku leina vahel, kui ta temaga koju jõuab, siis mida ta esiteks teeb, on see, et ta viskab kõik teised inimesed sealt välja. Ja huvitaval kombel on siin jällegi kasutatud seda sama terminit, mida on kasutatud kurjade vaimude väljaajamise kohta. See on väga sellise intensiivse, jõulise tähendusega sõna. See tähendab välja heitma või välja kihutama või välja viskama. Nii et
nii nagu Jeesus kihutab välja kurja vaime, nii nagu Jeesus puhastab Jeruusalemma templi, nüüd puhastab ta selle sünagoogi ülema kodu kõigist halisejatest ja leinajatest ja siis jääb seal väga vaikseks. Ja jäänud on sinna ainult 7 inimest. Jeesus koos oma 3 sõbraga ja see 3-liikmeline perekond, isa, ema ja see surnud laps. Ja nüüd me kuuleme Jeesust esimest korda rääkimas oma emakeeles, aramea keeles. Talita kuum, tõuse üles, tüdruk. Väga vaikne hetk, väga liigutav hetk, elu muutev hetk. Jeesus ei hooli kisast ja kärast. Jeesus ei hooli ka sellest, et tema erilisi imetegusid pealt nähakse, aga igal pool, kus on kisa ja möll on vaibunud ja kus inimestel on natukene usku tema võimetesse, kus inimestel on natukene sinepiva jagu usku sellesse, et tema ongi teotatud Messias, sinna toob Jeesus taevariigi. Seal avaldub Jumala valitsus ja justkui korraks, hetkeks lööb nagu välguna, sähvatab, lööb selles maailmas, patuses maailmas särama Jumala riigi reaalsus. See reaalsus, kus ei ole enam surma ja leina ja kisendamist. Nii et selles loos, tänases loos jõudis Jumala riik ja Jumala pääste ja Jumala elu andev vägi 2 erineva inimeseni. Ühe 12-aastase tüdrukuni ja ühe naiseni, kes oli 12 aastat olnud haige. Ja ma mõtlen, et võib-olla ka selline kujund, mida me sellest loost võime endaga kaasa võtta, on see, et lubaksime meiegi kogu sellel kisal ja käral ja halisemisel veidikeseks ajaks vaibuda enda sees ja enda ümber, jääda vaikseks, kuulata Jeesuse sõnu, kes ütleb, ära karda, usu. Vaadata korraks otsa Jeesusele, vaadata tema silma ja uskuda tema väesse. Ja näha ka neid sähvatusi, neid välguna siia maailma löövaid hetki, kus Jumala riik saab ilmsiks ja kus Jumala tahtmine sünnib maa peal, nii nagu taevaski. Selline liigutav lugu siis tänaseks piiblitunniks. Loodan teiega kohtuda jälle 2 nädala pärast. Siis läheme selle koha pealt edasi, kuhu me täna pooleli jääme. Õnnistagu Jumal teid väga, teie piibli lugemist ja seda kisa ja kära keskel Jeesuse hääle ja tema käe ja tema armastuse äratundmist. Aamen.